Tere tulemast tagasi kõigile. Ma loodan, et teil olid meeldivad lauaarutelud ja saite omavahel arutada, et kuidas disainida siis järgmise eelarveperioodi eurotoetuste meetmeid. Ja nüüd enne, kui me läheme veel lauaarutelude juurde, tuletan teile meelde, et siin video salvestus või video ülekande all on siis meie poolt ka väike küsimustik teile, millele me ootame vastuseid. Seal on veel hetkel natukene liiga vähe vastuseid, et midagi järeldada. Nii et kutsun teid üles ka seal omalt poolt panust andma, ehk siis, et kellele te annaksite parima eurotoetuste vahendaja tiitli ja teiseks, et kui nüüd uue perioodi toetusmeetmed avanevad, siis mis on need valdkonnad, need teemad või tegevused, millele te kohe tormaksite toetust taotlema. Nii, aga läheme sellega töötubade kokkuvõtete juurde ja me alustame rohepöörde töötoast ja annan sõna Ivo Krustokile Keskkonnaministeeriumist ja Henrik Kutbergile Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist. Palun. Suur aitäh ja väga põnevad arutelud olid mõlemad lauaarutelud, mis me pidasime. Põhilist rõhku pandi, ütleme sellele, et kuidas ikkagi tagada kõikide nende rahade tulemuslikkus. Väga palju rõhutati seda, et ei ole mõtet lihtsalt teha tegemise pärast ja selleks, et saada kirja numbreid, et nii mitu toetust anti välja, vaid oluline on ikkagi see, et nende toetustega tekiks väga selge väärtus ja väga selged muutused turul. Mis oli veel võib-olla üks selline teema, mis mitmel korral läbi käis, oli selline rohepesu vältimine, et need lahendused, mida rohepöördes nähakse, on täiesti mõistetavalt ka pigem ikkagi päriselt ka rohelised ja ütleme siis selle taasterahastu kontekstis see do no significant harm printsiip on ääretult oluline, seda ka rõhutati. Üks aspekt, millele veel mitmel korral tähelepanu pöörati, oli kultuurisektori roll ja just see pool, et rohepööre ei ole vaid ainult ettevõtted, nii nagu meie see rohepöörde komponentena välja näeb, et ettevõtete rohepööre, vaid selle kõrval ja selle juures ja selle kontekstis see kultuuriline nihe ja kultuurisektori panus on ka täpselt sama palju väga oluline. Väga palju rõhutati ka seda, et üleüldiselt on vaja turul rohkem selgust, et mis asi see rohepööre üldse on ja sealjuures ka toodi välja nende tulemusnäitajate indikaatorite juures tuleb seda kindlasti tähele panna, et need ikkagi väga selgelt panustaks sellesse, mis see rohepööre on ja oleks ka selgesti kommunikeeritavad, et see on see hea asi. Et see on see, mis liigutab meid õiges suunas ja üleüldiselt rõhutati nagu suurt pilti. Et me ikkagi töötaks nende meetmetega, mitte ainult meetmete kontekstis ja saaksime omale ilusasti medalid rinda panna, kui toredad meetmed olid, vaid et need panustaksid nende pikkade plaanide nii tekkesse, loomisesse, kordasaatmisesse kui ka siis päriselt saavutamisse, aga Henrik ehk veel täiendab mind. Ja ma väga kiirelt võin täiendada, aga väga mul palju lisad ei ole, et olime tõesti samadel aruteludel ilmselgelt, et see tervikvaate olulistus tõesti oli nagu läbiv joon ja et me just nagu kõiki riigi poolt vaataksime kõiki meetmeid koos mõjus, et esiteks nii nõustamise pool kui ka toetused ja investeeringud. Ja samal ajal oli just oluline märksõna see, et kuidas viia meetmed nii, et kogu turg oleks kaetud ja samas just riigi sekkumine oleks seal, kus turg seda kõige rohkem ootab. Et toodi ka välja seda, et teatud juhtudel polegi toetust otseselt ettevõtete vaja, aga oodatakse ka sellist suunda, et kuhu ettevõtted peaksid edasi liikuma. Ma nüüd lühidalt vast kõik. Suur tänu teile. Nii, ja läheme sealt edasi siis kohe eluhoonete energiatõhususe suurendamise kokkuvõtte juurde ja selle teeb meile Raiko Puustusmaa Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist. Nii, tervist ka minu poolt. Sain kiiresti enda kokkujooksnud arvutiprobleemid lahendatud ja jõudsin ka oma märkmed uuesti üle vaadata, et väga põnevad 2 arutelu oli töögruppides.
ja suuresti võib tõdeda, et töögruppide mõtted või nägemused mõnes mõttes kattusid ja olid üksteist täiendavad, et kuna töögrupi ülesehitused või arutelu ülesehitus oli meil 3 tasandil, siis kõigepealt võib-olla mainida teadlikkuse ja ütleme nõustamise teemade kontekstis, et see on oluline. Väga oluline on see, et kohalikul tasandil me nõustame siis elanikke, kes plaanivad energiatõhusustöid läbi viia või mõtlevad selle peale. Ja isegi kokkuvõttes toetavad lahendused selle jaoks on erinevad digitaalsed lahendused, mis võivad olla üheks oluliseks abiks, võib olla näiteks protsesside kaart või ütleme selline protsessi tööriist, mis aitab võib-olla kas siis korteriühistu on keerulisem või eramaja omanikul aitab siis algusest lõpuni selle protsessi läbi teha nii, et ta võtab vajalikud andmed ja koondab kõik süsteemid, mis meil ju igal pool olemas on, kokku. Ehk siis ta on võimalik taotlus esitada, tal on võimalik saada ehitusregistri andmed. Tal on, võiks öelda, et ma natukene lisan sinna juurde, et ka see sama visualiseerimine, et see, et ma näen oma rekonstrueeritava hoone sellist tulemust ette juba, et käis läbi ka tööriist on selline visuaaltuur, et kui sul oleks võimalik teha visuaaltuur oma korterelamust või oma väikeelamust juba enne, kui sa rekonstrueerimisega alustad, et väga oluline mõju on sellel, et sa näed seda tulemust, see on kombatav või katsutav, et see mõnes mõttes läheb kokku ka sellega, et selle naabruskonna efektile ja selle demomaja efektile, et kui sa näed, et keegi on teinud selle ära, siis sul on hea võimalus minna ja küsida ja samas sa näed, et vot selline asi on võimalik, selline asi on tehtud, et miks mitte ka meie ei võiks selle rekonstrueerimise ette võtta. Ja samamoodi selle teadlikkuse teemal, et siis me võime küll sellised digitaalseid lahendusi või selliseid teavituskampaaniaid teha, mis on olulised, et kas või näiteks minna meediasse, mis võib-olla kõnetab rohkem võib-olla sihtgruppe teatud, et võime minna prillitoosi rääkima, võime minna maahommikusse rääkima. Lisaks sellele muidugi võime teha ka teabepäeve ja lisaks sellele tuleb minna koha peale rääkima, ehk siis et koha peal just, et kui meil ongi väiksemad piirkonnad asulad, et see ikkagi missionäri töö, et tihti võib see tähendada 2-3 korda ühistuga rääkimist, enne kui me suudame lihtsalt tuua seda teadmist, et inimesed ei tea eriti ja korteriühistud teevad neid rekonstrueerimist üldjoontes ühe korra, nii et ega nad ei tea ja mida lihtsam neil seda teha on, seda parem on ja seda lihtsamini nad seda töö ette võtavad, et seda toetamist on igal juhul tarvis. Ja võib-olla kui rääkida sellist uutest tehnoloogiatest ja lahendustest veel, et digitaalsed tööriistad, need kõik on komplementeerivad ja aitavad kaasa, on kindlasti see, küsisin, et mida arvatakse sellest erinevatest teha sellistest lahendustest, et meil on see pilootprojekt välja tulemas, kus korterelamute puhul katsetame tüüpprojektide puhul sellist kiiremat lahendust, elemendipõhist rekonstrueerimist, et seda küsitluse tulemusena kõik töögrupid liikmed pigem nägid, et see on oluline, et see aitab see rekonstrueerimismahtu kasvatada. Välja toodi ka seda nüanssi, et kui me teeme näiteks tootmist ja tootmisega kaasnevad lahendused, me arvestaks ka keskkonnasäästu, ehk siis keskkonna aspekte, et need lahendused, mis me teodame ühelt poolt, et kui me saavutame energiasõu, teiselt poolt, et me ei tekita seda suurt keskkonna jalajälge nende materjalide ja selle tootmise endaga. Ja võib-olla tulla siis selle toetamise enda ja selle finantseerimise juurde, et siis elamuinvesteeringute fondi osas, mille väljatöötamine praegu on ka töös, oldi positiivsel meelel, et see aitab kaasa rekonstrueerimise mahtude kasvule ja samamoodi, et ta aitab adresseerida neid turutõrkepiirkondi, et enamus Eestit meil on kahjuks täna turutõrkepiirkond, kus on ka kõrvalist abi vaja, lisaks eraturule, mis pakub rekonstrueerimisel oma võimalusi. Ja just, et ühe ohuna toodi välja isegi sellist asja, et rekonstrueerimine võib äkki liiga kallis olla, et ikkagi see, kuigi meie Eesti statistika kontekstis energia vaesust justkui ei näe, aga justkui see oht, et kui ühe elaniku jaoks see rekonstrueerimise maksumus või see laenukohustus või see kohustus või liiga suur olla, siis seda tasub nagu silmas pidada väljatöötamisel. Ja muidugi hästi oluline on see, et me vaataksime ühtselt kõike seda tervikut, ehk siis, et kui me räägime elukeskkonnast tervikuna, eluruumist, väljaspool ka hoonet, et siis see ühine loogika, et mis võibki see sama digitaalne protsess olla, aga see korterelamute puhul, et kui me teeme seda rekonstrueerimist, et me saaks vajadusel sinna kombineerida ka teisi toetusmeetmed, aitaks kaasa, et kui me tahame näiteks majas sees mingit ligipääsetavustöid läbi viia, mis on võib-olla kodude kohandamise programmist või me tahame teha
majast väljaspool olevad töid veel juurde, näiteks prügimaja või jalgrattaparklat, neid erinevaid toetusmeid on palju, aga see kõik jälle eeldab seda, et see on kuidagi serveeritud korteriühistule lihtsas ja arusaadavas vormis, et kõige selle peale mõelda ja neid lahendusteid ette võtta. Ja muidugi energiatõhustamise kontekstis on oluline silmas pidada, et muinsuskaitselisi hooneid ja eriti kuna me riiklikuna näeme, et nendel on omaette oluline väärtus ja neid tuleb säilitada, aga elamistingimused vajavad ka parandamist, et siis siin toetusmeetme puhul peeti oluliseks läbivalt, et siis vähemalt toetusmeede ise siis vastavalt selle võiks ka adresseerida suurema toetusmahu määraga, näiteks siis seda nii-öelda täiendavat muinsuskaitselise hoonega seonduvaid kulusid, mida nii-öelda tavapärase või tüüpkorterelamu puhul, kus selliseid nõudeid ei ole, võiks takistusi olla või esineda. Ja siinkohal ma tegelikult võtakski teema kokku, et üldjoontes kõik olulised teemad sai kaetud ja selles mõttes, et ootused on, et need toetusmeetmed oleksid mõnes mõttes paindlikud ja mõnes mõttes jätkuvalt oleksid olemas ja oleks just kindlustunne ka väikeelamute puhul näiteks, et see toetusmeede, kui sa oma taotlus esitad, siis sa ikkagi lootust on saada toetust ehk siis see jätkusuutluse aspekt, et rahastuses, et seda peeti ka oluliseks, et see omakorda kinnistab, et inimesed tulevad ja julgevad ette võtta neid projekte, sest nad teavad, et toetust on võimalik saada. Vot nii, aitäh! Aitäh sulle, Raiko! Kõlab väga põnevalt ja ma loodan, et see meete, et selle edu jätkub jätkuvalt täie mürinaga. Ja järgmiseks võtame siis säästva energiatarbimise töötoa arutelu tulemused ja meile tutvustab seda Rein Vaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist. Ja tere! Meil oli 2 töötuba ja mis võib-olla kõige rohkem läbi kajas oli see, et toetused on olulised ja toetused peavad kindlasti jätkuma, mis on nagu arusaadav signaal turu poole pealt. Siiski püüdsime sellise läbiva kreedona hoida ka seda põhimõtet, et toetused oli igavesed ja me pigem praegu püüame teatud turubarjääri ületada nende toetustega selleks, et siis teatud hetkel ikkagi kogu kaugkütte majandus töötaks toetusteta, et see on selline pikem visioon, et arusaadavatel põhjustel, kui sul raha antakse kuskilt toetustena, siis seda kindlasti ka võetakse, et see oli selline üldine foon, mis läbi kajas. Üldise foonina, mis äärmiselt tähtis veel oli küsimus hoonete energiatõhususe meetmete ja kaugkütte meetmete sellise sünkroonsuse poole pealt, et äärmiselt keeruline on hoonete energiatõhusust tagada, kui kaugkütte tõhusus ei ole tagatud ja vastupidi. Täna me oleme sellises unikaalses olukorras, kus hoonetele väljastatakse suhteliselt palju toetusraha ja samas ka kaugkütte regulatsioon vajab muutmist ja ka toetusmeetmete pealt on kaugküttesse palju raha, mis tähendab, et äärmiselt mõistlik oleks mõlemat meedet korraga paralleelselt vaadata. Vastasel juhul me ei jõua hoonetega väga palju kuhugi ja ei jõua ka kaugküttega kuidagi edasi areneda. Kaugkütte on tarvis, et eluhooned oleksid köetud ja vastupidi. Mis siit veel väga tugevalt üles tuli, oli jääksoojuse kasutamise põhimõtted, et turg, kohalikud omavalitsused ja sektor tervikuna väga toetab jääksoojuse kasutamist. Jääksoojusena siis kas või reoveest saadav jääksoojus või siis tööstusest saadav jääksoojus või siis veelgi enam, mis meil praegu väga tugevasti pealt tõstab, on andmekeskustest tulev jääksoojus, et see on tasuta jääksoojus kuskilt lihtsalt kasutuses ja see sobib siia meetme alla suurepäraselt lihtsalt sellepärast, et seal ei ole vaja kütust, selleks, et soojust toota. On olemas madala kvaliteediline jääksoojus, mida saab soojuspumpadega kõrgema kvaliteediliseks ära pumbata ja tulemus on väga hästi käes. See oli ka üks koht, kus kohas sektor reageeris väga tugevasti meie mõttele rakendada kaugkütte meetmetes võimsuspiirangud 3 megavatti. Üldisena katelseadmete puhul ollakse sellega väga hästi nõus, küll aga kui tulevad soojuspumbad mängu, siis siin nähatakse pigem suuremaid võimsusi. Siin tuleb mastaabiefekt puhtalt kasutusse, et suuremad jääksoojuse kasutamist võimaldavad soojuspumbad on lihtsalt
tootmishinna poole pealt soodsad. Küll aga tõsteti üles ka võimalust maasoojuspumpasid puhtalt kasutada. On sellised väiksemad võrgupiirkonnad, kus on täna juba oluliselt soodsam, tarbijal oluliselt soodsam maasoojuspumpa kasutada, selle asemel, et hakata hakkekatlamaja sinna näiteks rajama. Puhtalt majanduslikult ei ole see üldsegi nii väga tasuv. Üldisena olid mõlemas töögrupis osalenud turuosalised väga päri sellega, et meede peab enne kõike tagama energiasäästu põhimõtted, primaarenergiasäästu põhimõtted ja loomulikult ka CO2 vähendamise põhimõtted, mis tähendab seda, et meetmete väljatöötamisel peab rõhku panema enne kõike sellisele süsteemile, kus parimad tulemused saavad ka parima toetuse ja need, kus siis riskid nii suured ei ole, ja tulemused on soodsamad ka turule tulema, seal nii väga seda toetust ei pea peale enam maksma, mis tähendab seda, et see toetusskeem peab natuke nutikam olema kui lihtsalt jah või ei vastus, et seal peab olema natukene rohkem elemente sees. RRF meetmetest me rääkisime ennekõike hooajalisest salvestusest kaugküttes. Tõdeti, et turg vajab kerget tõuget. Küll aga näiteks koostootmisjaamadega kaugkütte piirkonnad on juba päris hästi täna valmis tulemaks salvestustega turule. See ei tähenda, et nad ka tõuget ei vajaks, aga seal võib-olla see tõuge peab olema 10-20% väiksem kui mujal. Et see tähendab lihtsalt seda, et toetusmäärad peaksid olema erinevad võrreldes siis piirkondade kasutusalaga või riskistaatusega selle salvestuse kasutusele võtmiseks. Ja viimasena elektrisalvestuse pilootprojektid on täpselt samasuguse tagasiside saanud, et väikest tõuget on turu peal tarvis selleks, et sellised salvestuse projektid turu peale tuleksid. Ilmselgelt on juba täna näha, et vaikselt on turg ise olukorra paika ära reguleerinud, kus siis salvestusi on võimalik juba turu peale tuua. Aga sellist esimest sammu on tarvis teha ja vastavalt sellele siis saab ka reageerida ülejäänud regulatsiooniga, et selliseid pehmeid meetmeid siia luua ja salvestust täiendavalt turu peale tuua. Kui meil ei ole kellegi peal katsetada heas mõttes, siis on äärmiselt keeruline ka pehmeid meetmeid luua, aga turg ka täielikult nõustus, et sellised väikesed nügimised on väga teretulnud pilootmeetmetena riigi poole pealt ja pärast seda on kindlasti võimalik suuresti ka toetuste vabale süsteemile üle minna. Selles ei peaks üldse nii väga küsimust olemagi. Üldiselt me leppisime kokku, et lisaks sellele kick-offile siis seadsime järgmised sammud paika, kuidas sektorit kaasata järgnevatesse sammudesse ja mis meie järgmised plaanid siis saavad olema. Aitäh! Suur tänu sulle, Rein! Ja järgmiseks võtame siis 4. laua arutelu, mis rääkis ringmajandusest ja ressursitõhususest ja selle kohta annab meile ülevaate Mihkel Krusberg Keskkonnaministeeriumist. Nii, et teemaks ringmajandus, enamasti SF-vahendid, struktuurivahendid, aga natuke ka RRF-ist just ressursitõususe poolt. Ja kaks niisugust natuke erinevat arutelu, aga mis välja tuli, et siiamaani ongi riigi poolt väga vähe toetatud just korduskasutuse osa, ehk siis olukorda, kus jäätmeid ei teki ja kus saaks arendada parandamist, et kindlasti ka Euroopa ülesed poliitikad seda järjest rohkem toetavad, et kuidas rohkem kordust kasutada, parandada tooteid ja pakkuda ka teenusena. Siis käidi ka mõtted, et miks mitte ei võiks olla ka kogukonnapõhiseid pesumaju, et eriti kui noored alustavad oma eluga, siis ei ole võimalik pesumasinaid ja igasuguseid muid tarvikuid, õmblusmasinaid, tööriistu, et miks mitte ei oleks selline kogukondlik koht, et noortekeskused on mitmes kohas juba väga aktiivsed. Ja
käis ka väga palju juttu, kuna ringmajandus vajab ka teadus-arendustegevust, et kuidas ka uudseid materjale arendada, sealhulgas biomaterjale, samamoodi kas ka jäätmekäitluses sellist demotehaseid või demokatsetusi toetada, et võib-olla see ongi see kitsaskoht, et ei ole siin valmis võtmed kätte lahendusi. Ehk siis paratamatult, kui toetust räägime, siis ju vähemalt pool peaks tulema siis toetuse saaja käest. Laiemalt, kuna ressursitõusus on juba sel perioodil päris edukas meede olnud, siis pigem küsiti täpsustusi selle kohta ja rääkisime ka sellest, et mida võiks laiendada, et teenindussektor, mida me oleme ka varem välja käinud, keegi otseselt vastu ei olnud, et teist küsitigi üle ja käis arutelu olla, et kas inimtööjõud oleks võimalik ressursina kasutusele võtta. Et seda peab mõtlema, aga kaks võib-olla sellist olulisemat mõtet veel on see, et kindlasti edaspidi tasuks ka sellist kaasamist ja ka arutelu teha nagu kahes võtmes, et esimene on selline kogukondlik ringmajandus, kus siis rohkem on suunatud korduskasutusele, sellised kohaliku omavalitsuse meetmed, MTÜ-de, festivalide osa ja teine on siis sellised tööstusettevõtete ringmajanduse ärimudelid, et see kindlasti, kuna nad on päris erinevad lähenemist nõuavad ja erinev ka sihtgrupp. Ja mitu osalejat küsis ka just selle ring ja biomajanduse seoste kohta, et see kindlasti vajab ka sellist ministeeriumiülest lähenemist, samamoodi nagu ka selle digitaliseerimise, automatiseerimise piiri tõmbamine, et siin on kindlasti meil Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maaeluministeeriumil neid ühisjooni ja kus see piir nagu tõmmata. Aga üldiselt tõin ka selle välja, et meil kindlasti ressursitõusu meetmes eelmine periood oli ka väga hea selline töörühma formaat, kus siis kõik erialaliidud ja siis ressursitõusu spetsialistid, ülikoolid said osaleda ja saime nagu kokku päris hea materjali, nii et ma usun, et sellises formaadis on ka lihtsam siis selgeks rääkida ja vajadusel ka vaielda need sobivad tingimused ja sihtgrupid, et see pool kindlasti vajab veel edaspidi mõtteid ja viimaseks siis ka kultuurivaldkonnast, et kindlasti on neil ka päris suur mõju inimeste käitumisharjumuste muutmisele ja kogu sellele nii-öelda jalajäljele, mis me jätame, nii et kindlasti ka seda kultuuri poolt rohkem läbi korduskasutuse ja jäätmetega vältimise kaasata. Et see oleks kõik. Aitäh sulle, Mihkel. Ja aitäh kõikidele töörühmas osalejatele. See oli, ma arvan, hea algatus selleks, et minna täpsemalt meetmete väljatöötamise juurde ja asuda sellise sügavama sisulise dialoogi juurde sellega, et kuidas kujundada konkreetselt toetuse andmise tingimusi nendes valdkondades. Ja üldiselt ma tänan, et te täna võtsite selle aja ja tulite siia seminarile. Ma loodan, et te saite endale huvitavaid ideid ja infot, millega edasi töötada. Me teeme nendest lauaaruteludest ka kirjalikud kokkuvõtted ja paneme struktuurifondide veebi ülesse 12. aprilliks. Aga nüüd, kui te vaatate ise veel natuke seal leheküljel ringi, kus te praegu seda veebi ülevaadet olete jälgimas, siis on seal kõige lõpus tagasiside küsimustik ja täida tagasiside küsimustik siin või miskit on seal kirjas niimoodi punaselt suurelt trükitähtedega. Et klikkige sinna ja järgmise 2 nädala jooksul on teil võimalik siis sealtkaudu anda meile tagasisidet veel seminari toimumise kohta, seminari korraldusliku poole kohta, küll aga ka tegelikult sisu kohta ehk et kui teil oli lauaarutelus väga palju osalejaid, võib-olla jäi teil midagi ütlemata
et kõiki neid mõtteid saate te sinna meile sisuliselt ka veel kirja panna ja sisulist tagasisidet anda ja see vorm on lahti 9. aprillini. Nii et kõik on oodatud veel sealtkaudu ka meile tagasisidet saatma. Ja meie poolt siis on veel oodata järgmisi tegevusi, et ühesõnaga me praegu peame siis aktiivselt Euroopa Komisjoniga läbirääkimisi, nii siis RRF-i kasutuselevõtuks kui struktuurifondide kasutuselevõtuks ja oleme kirjutamas strateegiadokumente selle jaoks. Ja nende strateegiadokumentide draftid hakkavad siis valmima ja tulema avalikule kooskõlastamisele. Ehk siis alustuseks tuleb avalikule kooskõlastamisele keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne, selle eelnõu, mis läheb siis mai lõpus või juunis meie struktuurifondide veebi ja kõik saavad seal küsida ja ettepanekuid esitada. Siis järgmiseks taastekava avalik konsultatsioon, see on siis strateegia taaskäivitamise rahastu kasutamiseks. Selle konsultatsioon on meil planeeritud maikuusse ja partnerlusleppe ja rakenduskava avalik konsultatsioon toimub siis juunis-juulis. Ja järgmist sellist suurt seminaride ringi me planeerime siis, kui Euroopa Komisjoni poolt on ära tulnud siis nendele strateegiadokumentidele ametlik kinnitus ja see võiks olla siis kas käesoleva aasta lõpus, detsembris või siis uue aastal ehk siis aastal 2022 kuskil jaanuaris. Nii et siis me saame nii-öelda sellise suurema kick-off seminaride sarja teha, aga vahepeal kindlasti suhelge oma valdkondades ministeeriumitega. Ministeeriumid on alustamas konsultatsioone valdkondlike partneritega. Me panime ka sinna samasse, kus te leidsite varem teemalehed. Kui te sealt lehelt siis natukene allapoole kerite, siis te näete, seal on kõikide ministeeriumite meetmete kaupa toodud välja nende kontaktid. Saate nendega ühendust võtta ja ministeeriumid annavad teile ka nüüd ise märku, et millised üritused neil on tulemas, kuidas toimub siis toetuse andmise tingimuste täpsem läbiarutamine ja koostamine. Ja edasi ma vaataksin veel korraks küsitluse tulemusi, et küll siin on veel hetkel liiga vähe vastajaid, nii et me jätame veel natukeseks ajaks need küsimused avatuks, küll aga ilmselt ainult pooleks tunniks veel, et te saaksite veel vastata meie 3. ja 4. küsimusele. Ehk siis 3. küsimus on seotud, et kes on siis parim eurotoetuste vahendaja olnud seni ja seal on päris palju kõlamas toetavaid arvamusi siis EAS-i ja Riigi Tugiteenuste Keskuse kohta, aga on ära mainitud ka KIK, PRIA, KredEx ja teised. Ja siis teiseks küsimuseks, et missugune on see toetusmeede või mis on see tegevus, millele te tormaksite kohe esimeses järgus toetust taotlema, kui meetmed avanevad. Ja siin te näete selles sõnapilves on küll praegu veel vähe vastajaid, 12 inimest ainult, et innustan teid juurde kirjutama, aga põhimõtteliselt kõlavad paljud need sõnad, millest me täna ka laua aruteludes rääkisime ja mis on otseselt selle rohelise Eesti eesmärgi raames kavas. Nii, aga ma arvan, et sellega me oleme tänase seminari sisuga ühele poole saanud. Ma tänan teid veel kord seminaril aktiivselt osalemast ja kohtume teist mõnedega veel selle nädala jooksul järgmistel seminaridel ja tänan teid kohtumiseni.